Tere taas kõigile. Tahtsin ühte teemat täna puudutada või mis ma olen ise siin mõelnud ja mõlgutanud mõtteid. Nimelt rääkida enda väärtustamisest või üldse väärtustamisest, väärtusest kui sellisest, eneseväärtusest kui sellisest. Et hästi tihti või hästi palju me ikkagi kasutame, või ma olen kuulnud, et inimesed kasutavad ja olen ka ise kasutanud, kasutan siiamaani aeg-ajalt ikkagi, et nagu endale öelda mingisuguseid, kas siis nagu afirmatsioone või ütleme selliseid nagu väelauseid enda jaoks, et ma olen väärt seda või kinnitada, et ma olen väärt küllust või ma olen väärt armastust või ma olen väärt ilusat elu ja nii edasi. Aga siin taga ma olen nüüd viimasel ajal hakanud ikkagi nagu aru saama, et see ei ole nagu see lõppseisund, et kui me jõuame sellesse, et me nagu ütleme endale, et ma olen väärt näiteks armastust, ma olen väärt head suhet, ma olen väärt külluslikku elu ja nii edasi. Et kui me seda endale niimoodi ütleme, siis me ei ole veel päris kohal tegelikult selles kohas. Me ei ole veel selles kohas kohal, kus meile kogu see küllus või kogu see armastus või kõik see, milles me tegelikult puudust tunneme. Sest me ei ütleks seda, kui me ei tunneks sellest puudust. Sest järelikult midagi on puudu, kui me peame omale seda ütlema. Aga samas see ei ole halb. See on hea, kui sa seda omale ütled ja see on hea, sest et see näitab, et järelikult ongi selles valdkonnas midagi võib-olla puudu, et kus sa tõesti ei väärtustagi ennast veel piisavalt või kus ongi nagu mingisugune ongi mingi puudujääk, et sa ikkagi pead nagu ennast üles viima, sest see on ikkagi parem, kui olla selles kohas, kus sa oledki väärtusetu, kus sa tunnedki, et sa ei ole mitte midagi, sul ei ole mitte midagi ja nii edasi. Et see on justkui üks samm, see on nagu üks samm kõrgemale, üks aste või trepiaste kõrgemale, nii, ma olen nüüd siin, ma nüüd teadvustan, et ma siin alla olla enam ei taha. Ma olen nüüd astunud ühe sammu võrra edasi, ma tean, et ma olen väärt paremat, nii. Mida ma siis tahan? Ja see, kui ma ütlen, et ma olen väärt seda, siis ma annan sellega välja info endale ja ka ütleme siis universumile, ma annan välja info, et nii, ma olen väärt tegelikult seda, et ma tahan seda. Ma tahan tegelikult oma ellu armastust, ma tahan tegelikult oma ellu raha näiteks või ma tahan oma ellu kergust või ma tahan oma ellu tervet keha, et ma tahan, et mul oleks terve keha, et ma olen väärt tervet keha, mul on õigus tervele kehale ja nii edasi. Et see, kui ma selle välja ütlen, siis ma justkui annan selle info nagu edasi, ma olen sealt alt tulnud juba sammu võrra kõrgemale, mis on juba väga positiivne, aga see ei tähenda veel, et siit ei annaks veel paremini minna. Kuhu saab siis edasi minna? Et tegelikult on see koht, kus me justkui peaksime olema või me ei pea, aga võiksime olla, on see, et me peame jõudma selleni, et ma tean, kes ma olen. Kui ma tean, kes ma olen, siis mul ei ole vaja endale öelda, mida ma väärt olen, sest see on minu sees juba olemas, sest ma juba tean enda olemust, ma tean, mis on minu olemus, sest see on automaatselt kohal, et ma tean ka, mida ma väärt olen. Et neid lauseid enam siis üldse ei ole vaja öeldagi, sest see on sinu sees juba nii loomulik olek, et seda ei pea nagu eraldi rõhutama, sa ei pea kuhugi enam püüdlema, sul ei ole seda puudust enam, järelikult sul ei ole vaja seda ka enam öelda, et ehk see on väga hea, kui me kinnitame endale, mida me väärt oleme, järelikult me teadvustame, et mis on meis jäänud puudu, aga et siit veel edasi minna, et ikkagi nagu päris sellisesse õigesse loomisesse, kus ma päriselt loongi seda, mida ma nagu tahan, on see, et ma pean teadma, kes ma olen. Et ma pean justkui jõudma nagu selle mäletamiseni või selle meenutamiseni, mis on minu olemus. Ja kui ma juba tean, mis on minu olemus, siis seal ei olegi nagu teisi valikuid, et ma midagi üldse väärt ei ole või seal ei olegi sellist üldse olemas, vaid sa tead juba ise, et see on juba nii loomulik iseeneselik teadvustamine, et kõik see küllus armastus kuulub sinu juurde, et see on nagu see teadmine, et see kõik kuulubki minu ellu, see olengi mina, et mina olengi see armastus, mina olen tegelikult see külluse looja, mina olen see, kes kõike seda saab luua. Ja kui see teadmine tuleb, see ei tähenda, et sa pead täpselt teadma, et kust sa siia tulid või mis su eelmised elud kõik täpselt on olnud, sa ei pea kõike neid täpselt teadma, aga sa pead nagu tundetasandil tajuma, et see on nagu sinu kehas, sinu olemuses, sinu sellises hinge olemuses sees, see teadmine,
et mis on see sinu puhas olemus, see sinu päris see jõud ja see vägi, mida sa saad siin elus kasutada, mida sa saad siin elus luua, milline jõuline ja samas ka ilus, hingeline valguse, armastuse olend sa oled, kui see teadmine jõuab endasse või kehasse ja kehatasandile kindlasti ka loomulikult, alustades teadvusesse, et see jõuab sinu teadmisesse ja kehasse, siis tuleb kõik muu loomulikult.